Ja õnnestus nii valida. Ma kuulasin paari seda Eeriku episoodi ära, siis mul hakkas lausa nagu natuke siuke kadedust tuli peale tema sellise eriti sügava tämbri peale. Et kui sul kopsus peab palju õhku olema, palju ruumi. Jah, nad on kõva trennimees, tal on kindlasti palju ruumi seal kopsus. Tere jälle Algorütmi kuulama, eetris on meie 292. episood, mille toovad teieni Nortal, Patchstack ja Veriff. Mina olen Priit Liivak ja koos minuga taas Martin Kapp. Martin, sind pole ammu näinud, kuulnud, kuidas sul jaanid möödusid? Oi, jaanid möödusid väga toredasti. Ikkagi vähemalt siuke pikendatud nädalavahetus juba ilma midagi tegemata on ja siis lõketa sõpradega seal juures hängida, mis ikka, jaanid on jaanid, see on ikka Eesti rahvuspüha põhimõtteliselt ju . Eerik võttis kätte ja lendas hoopis soojale maale või soojemasse kohta lõketest eemale ja sellepärast teda ei ole ka täna meiega siin. Et tervitame teda siis, kus kaugel ta ka poleks. Tänases episoodis me räägime sellisel natukene pehmemal teemal taas, et millest me ei ole väga ammu rääkinud, aga kindlasti on see teema selline, mis on väga tugevalt tarkvara arenduse sektoriga seotud ja just erinevad spetsialistid tunnevad ehk ennast tänasest episoodist ära. Nimelt räägime spetsialistist juhiks kasvamisest. Külas on meil LHV tehnoloogia ja tootearenduse juht ja juhatuse liige Mihkel Kasepuu ning tuntud juhtide, sportlaste, meeskondade, coach ja koolitaja Raimo Ülavere. Tere tulemast, härrased! Tšau! Tere, jah! Ma arvan, et saame tuttavaks niipidi, et Raimo alustame sinust, et kuna Mihklil on nagunii pikem jutt rääkida seal, et räägi paari lausega endast ka, et sa oled ühe korra meil küll külas käinud juba, kui me rääkisime keskastme juhtide läbipõlemisest, mis oli minu arust väga kihvt episood ja kindlasti soovitan järele kuulata, kes veel selleni jõudnud ei ole. Aga tutvusta ennast paari lausega meie kuulajatele ka, et mis su taust on ja millega sa tegeled. No jaa, võib-olla see ongi ainult paar lauset, et ma, nagu sa ütlesid, siis koolitaja coach, juhid, meeskonnad, sportlased, mul on ka miskid spordipsühholoogi paberid ja teinud seda asja väga kaua juba, kui ma nüüd kiiresti äkki 18 aastat või. Aga nii, et jah, võib öelda, et eks ole neid juhte ja meeskondi ja viimastel aastatel ka sportlasi üksjagu nähtud ja siis ma ei oskagi öelda, koolitan ja coachin, et nii see elu käib. Kuule, ma hästi kiirelt enne kui ma Mihkli juurde hüppan, et kas see juhiks kasvamise problemaatika või need murekohad on ka teistes sektorites, näiteks sportlasest saab treener? Jaa, seal see on vist natukene keerulisem lugu, et need rollid on nagu võib-olla isegi veel erinevamad kui spetsialist ja juht. Ja kõik see, me hakkame sellest rääkima ja Mihkel ilmselt räägib sellest vastutusest ja kõigest muust kammajaast, mis selle juurde käib, eks. Aga kui nagu jääda organisatsioonide või siukse nagu töömaailma juurde, siis tarkvara selles mõttes, ma ei tea, kas ma kurvastan või rõõmustan teid, ei erine selles mõttes kuigivõrd muust maailmast, et samad jamad igal pool ja samad keerukused ja eelkõige on see seotud just selle vastutuse ja sellise poolega, et milles see töö spetsiifika konkreetselt on, see on erinev, aga selline olemuslik arusaamine sellest, mis on juhitöö, mis on spetsialistitöö, kuidas need omavahel haagiks ja kõik need muud asjad, see on kaunis universaalne teema tegelikult. No nii, Mihkel, hüppame nüüd sinu juurde ka, et sa LHV episoodis tutvustasid ennast natukene ennast, aga võtaks nüüd natuke nagu teise selle nurga ja räägi enda sellisest just juhiks kasvamise loost, et kust see asi pihta hakkas ja tänaseks juba päris nagu sellise kõrge juhi tasemeni välja jõudnud, et kuidas see teekond sinu jaoks läks? Tänud kutsumast ka.
ja minu see juhiks kasvamise teekond ei ole mitte kuidagi ühelgi viisil olnud sirgjooneline. Et ma võiks öelda, et see on pigem nagu üles-alla, vasakule-paremale ja kõik amplituudid on erakordselt suured olnud. Ja ma tegelikult alustaksin võib-olla nagu kogu sellest teekonnast ikkagi sellisest, ma ütleks nagu noorest peast eeskujudest ja nendest lähtumisest tingituna. Et kui ma ausalt ütlen, siis meie perekonnas oli sükene lugu, et ka mu isa oli CTO. Põnev lugu ja eks see lõpuks ole nii, et sa ise hakkad käima tegelikult sarnast eeskujude järgi. Ja isa on mul kindlasti üks väga suur eeskuju elus olnud. Ja sarnasel viisil võiks öelda, et on ka minu üldse eriala valik ja võib-olla ka teekond natukene tingitud olnud, et kuna sa näed juba üsna noores põlves seda, kuidas võib-olla juht või inimene mõtleb, siis sa tegelikult pooltinglikult teed ise seda kogemata järgi. Ja seda või isegi, võikski öelda, et just kogemata, et see tuli nagu poolkasvatusega kaasa. Aga kui kõik ausalt ära rääkida, siis jah, et mina teadsin juba üsna noorest peast, et IT-d ma lähen õppima. Ja tegelikult alustasin ka oma IT-karjääri tegelikult üpris noorelt juba ja see tegelikult tingis ära ka väga paljud elemendid, mis määrasid ära minu juhiks saamise teekonna osas. Üks nendest märkidest näiteks see, et kogemata tuli kunagi ammu ka juba väikest gruppi pool mastimehi noorest peast juhtida, mis oli vanuses umbes 16 näiteks. Ja see andis võimaluse võib-olla nagu oma teekonna teistmoodi määrata ja teistpidi oli siis see, et kuna me alustasime seda teekonda üpris noorelt, siis tegelikult see karjääri esimene aste oli ka üpris varakult juba ja see kogemise saamine oli ka palju noorema seas, kui tegelikult oleks võinud arvata. Et siin pool võid näiteid tuua, et me ronisime erinevaid Tallinna katuseid ja mõnikord ka maste. Ja legaalselt ma loodan. Täiesti legaalselt oli ametinimetus oli ka, oli küll tööline, aga me tegime mastimehe paberid ja kõik oli olemas meil. Ja ronisime tegelikult ja tegime 4G tugijaamu siin Tallinnas peamiselt. Ja tegelikult ka Lõuna-Eestis üpris palju siin erinevaid objekte ja erinevaid töid sealt pealt. Ja kui võtta siis need esimesed juhi kogemuse vaated, siis see tegelikult hakkas juba kuskilt sealt pihta, sest eesmärk oli meil too hetk natuke raha teenida ja siis kõige parem tööjõud oli ikkagi samasugune huviline nagu ma ise olin ja tuli võtta klassivennad ja kursavennad ja kõik muud kaasa ja see oli odavam tööjõud, aga samas umbes sama entusiastlik ja sama uie, ütleks niiviisi ja see oli kunagi väga edukas projekt. Ütleks niiviisi, just võib-olla nagu tagasi vaadates võib-olla enda kogemuse pildis, et sa hakkad aega ja kõike muud planeerima juba üpris varakult. No ja siis kuidagi sa jõudsid Nortalisse, kasvasid seal arhitekti rolli. Ka seal oli sul kindlasti hetki, kus sa liitusid tiimiga nii-öelda spetsialistina, aga siis lõpuks leidsid ennast seal nagu tiimijuhi rollist. See oli üpris tavaline. Kui võtta nüüd Nortal ette, siis Nortal on üks erakordselt hea keskkond noore inimesega alustamiseks. Et mina töötasin Nortalis 8,5 aastat, vanuses vist oli 20–28 ja sisuliselt oma 20-ndad veetsin siis seal. Ja kokkuvõttes võib öelda seda, et selle perioodi peale mahtus ära, ma arvan, mingi 40 projekti. Miks see 40 projekti on oluline, sest see, et see on 40 projekti, ma arvan, nende seas on mingi 10 klienti. Nad on kõik erisugused, on eritaolised organisatsioonid. Ja need organisatsioonid tegelikult toimivad kõik erinevalt samamoodi. See on nagu Raimo just ütles, et kõik need sektorid on natukene erinevalt ühesugused. Jah, aga mis tahtsin, et nad toimivad eri moodi, aga see mõttemudel seal taustal on kõigil väga sarnaneks. Et nii juhtimise, delivery, võib-olla ka siis erinevate capability'te või siis, kuidas ma ütlen, oskusteave nende ehitamise vaates ja sa nagu paned seda kõike tähele. Et see silmaringi saavutamine on hästi oluline tol hetkel. Ja kui võtta siis jällegi kõik ausalt ära rääkides, pärast ülikooli tuli valida töökohti, kuhu tööle minna. Esimeseks tegelikult ei olnud üldse mitte Nortal, oli tegelikult Swedbank, aga sealt kuidagi hästi kiiresti kukkusin Nortalisse. Ja
ja minu karjääris võib-olla Nortalis oli selgelt nagu sirgjooneline esimesed aastad, et nii-öelda kogemuse ja kõige muu vaates, eks ju, kuna alustasid noorena, siis kõik rollide vahetused olid hästi kiiresti, et juuniorist miidiks, miidist seeneriks, seenerist arhitektiks, eks see käis tegelikult nagu üpris tempokalt. Aga mis on nagu Nortali eripära sellest ajast, mis on juhtimise vaates eriliselt oluline, siis see, et sa astud projekti sisse, sa kohtud inimestega, kelle sa näed esimest korda elus, need kõik on kliendid ja eesmärk on nagu nende klientide juures veel nagu tarkvara projekt ära juhtida. Kippus olema see, et enamus projektid oli meil fixed price, võiks siis nii-öelda suhteliselt suletud hinnaruumiga võiks öelda. Ja sa pead selle nagu tegema siis igal juhul on time ära, sest muidu sa teed kas Nortalile kahju või siis kliendile kahju nagu tähtaja vaates. Ja sellest konkreetsest vaatest ongi võib-olla oluline märge, et minu jaoks Nortali arhitekti roll oli väga laiapõhjaline. Et väga sageli oli tõesti nii nagu Priit mainis, et astud nagu projekti sisse ja algad mingist suunast, aga sa pead tegelikult kliendi võib-olla suunama hoopis teistsugusele teekonnale, kui ta tegelikult esialgu mõtles, et ta üldse tellib. Puhtalt sellepärast, et sa saad aru, mis on kliendi enda rahaline võimekus, mida neil väga sageli ei olnud. Kui ka siis see, et mis on üldse selle perioodi jooksul, kui klient on tähtaja ettevananud üldse võimalik teha ja sa pead mõistma seda probleemi võib-olla palju sügavamalt kui seda ülesannet, mida tegelikult sulle antakse. Ja noh, see esimene vaade siis võib-olla juhtimist ongi see, et mis iganes olukord sa või mis iganes see keskkond sa kunagi astud, sa pead suutma rääkida alati samas keeles. Noh, ja see keel nagu inseneride vaates on hästi tehniline, eks seda me siin Marek Kambakis oskame väga hästi. Aga tegelikult, kui sa räägid ärikeeles, siis äri on igas nurgas täiesti erinev. Et Eesti Maksu- ja Tolliametis sa räägid raha kaasamisest põhimõtteliselt ja maksu nii-öelda kogumise nii-öelda suurusest, kui ka siis samal ajal tegelikult räägid kõrvalt seda, kuidas me ümbriku palkasid vähendaksime, eks ju. Ja samal ajal lähed siis kõrvale, vaatad mingi e-tervisasutus hakkad rääkima kliendi andmete turvalisusest, sellest, kuidas nagu õigused tööta võib-olla hoopis teises printsiibis, eks ju, et need mured on nagu natukene teistsugused, kuigi lõpptulemus on tegelikult võib-olla olemuslikult kõigil väga sarnane. Et kõik tahavad ikkagi turvalisi andmeid ja sujuvat keskkonda. Aga miks see nagu... See, millest sa räägid praegu on juba selline nagu juhtimise mitmedimensionaalsus, et noh, me ei räägi siin sellest, et kui me räägime spetsialistist juhiks kasvamisest, see võib tähendada seda, et see inimene hakkab juhtima muudatusi, hakkab juhtima klienti, mitte ainult seda, et ta hakkab juhtima siis enda tiimi ja inimesi, eks ole, vaid neid nüansse, nagu mida juhitakse. Me oleme kuskil mingis vestluses oleme filosofeerinud selle üle, et kas kõik on mingit pidi juhid, et kas inimesed peaksid juhtima ka enda juhte. Raimo, mis sina sellest arvad? Sellest filosoofilisest mõttelennust, et võib-olla me oleme kõik nagu, peaksime omama sellist mõtteviisi, et me juhime nagu seda, ma ei tea, seda keskkonda siis, kus me oleme või, et meil ei pruugi küll olla otseseid alluvaid, aga me tahaks juhtida enda juhte, et meie töökeskkond oleks siis võimalikest parim, mitte nii palju lootma nende peale, et nemad nüüd teavad alati, mis on kõige õigem meie jaoks. Noh, sa räägid nagu ideaalmaailmast ja seda on kaunis nagu popp praegu rääkida, sellist enesejuhtimise juttu ja kõik on juhid ja nii edasi. Ja noh, see niisuguses filosoofilises plaanis tõesti võib selle üle kaunis palju rääkida ja saaks mitu saadet, ma arvan. Et kõik on enesejuhid ja see on tohutu oluline, mis on ka tõsi, minu jaoks maandub see kuhugi nagu väga praktilisel tasemel, et mida see siis nagu konkreetselt tähendab. Omamoodi on õigus, see managing up või nagu ülespoole juhtimine on täitsa konkreetne asi, ka juhtide coaching utes ma olen seda nagu reaalselt aidanud inimestel mõelda ja teha ja see ongi ka nii-öelda juhi ülesanne, see on ka tegelikult spetsialisti ülesanne ülespoole manageerida suhteid, kogu see värk käib ju suhete peale, eks ole. Ja neid peabki tegema, proovida mõelda, mis on juhile tähtis, eks ole, ja proovida sellest lähtuda ja seal on erinevad asjad. Aga see maandub ikkagi nagu väga konkreetsete tegevustega, et mis sa siis konkreetselt teed, on ju.
et mis see tegevus on, kuidas sa seda teed ja seal, eks see siis oleneb, mida sa tahad saavutada ja mis sa tahad, et juht teeks sinu suunal, eks ole, ja oleneb päris palju sellest, et mis su nii-öelda, ma ei tea, kuidas seda öelda, vabadusaste on või autonoomia või eks ole, et ja kõik inimesed ei taha ega vajagi autonoomiat liiga palju, muuseas teha see töö ja seda on täitsa uuritud ja teha see töö, standardne tükitöö, autoritaarne juhtimine on parem kui suure autonoomia võimaldamine inimestel. Noh, tehakse tükid kiiremini, vähemate, seal on eesmärk on vähem vigu, eks ole. Ja tarkvaraarenduses tõenäoliselt see on seal kuskil vahepeal, eks ole, ma ei tea, vigu ka ei tohi teha, aga ma siiski eeldaks, et teil seal on loovust natukene rohkem. Ma korra tahan selle Mihkli jutu juurde tagasi korra tulla, et Mihkel räägib nagu see oleks isa ja kes teda juhiks kasvatas. Ma tahaks ühe huvitava dimensiooni tuua, et isiksuse psühholoogia räägib sellest, et tegelikult juhtimine kui selline, me võime rääkida, et kõik saavad juhtideks ja õppida ja kõike muud, aga seal on teatud kaasasündinud asjad. Nii et mingis mõttes isa jah, Mihkel, aga seal on tõenäoliselt natuke törts geneetikat on sul sees, et see vastutuse võtmise moment on just ja meelekindlus ja niisugused asjad on tegelikult asjad, mis on natukene rohkem juhtidel kaasa sündinud ja küsimus on lihtsalt, kas on olemas see keskkond, kus see kaasa sündinud asjad saavad nii-öelda väljenduda või realiseeruda. Nii et juhtimist on võimalik õppida, aga midagi, kui sa Mihkel rääkisid, siis mul tuli silme, et ikka see, et kui juba lapsena ja 16 ja midagi niisugust, siis kuidagi see tagantjärgi vaadates iseeneslikult tekib, pannakse poisid ritta või poisid ja tüdrukud ritta ja siis keegi tõstab käe püsti ja hakkab tegema, ütleb, et davai, teeme niimoodi. Kust see tuleb? See on jah, kuidagi huvitav. See kuidagi nagu tuleb, eks ole, ja seal on teatud niisugused looduslikud kaasasündinud asjad. Ja millega see organisatsioonides põrkub, ma kohe lõpetan ka, et oma monoloogi, aga millega see organisatsioonides põrkub on see, et Mihkel, kui sa rääkisid, siis juhiks pannakse. Enamus inimesi pannakse juhiks. Me räägime siin kasvamisest ja kõik, aga keegi tuleb ja ütleb, et kuule, Mihkel, sinust saab juht. Tule tee seda. See ei olnud ju niimoodi, et kuule, ma siin arenen ja kasvan ja et nüüd siis. Keegi tuli tõenäoliselt ja ütles, et kuule Mihkel, meil on siin siuke positsioon, davai, hakka juhtima. Või siis jäid. Aga milles probleem on? Probleem on selles, et kui sa oled nagu jube hea spetsialist, siis ainult statistika ütleb 3% tippspetsialistidest sobib juhiks. See on täitsa teine töö. Ainult 3%. Ja nüüd on küsimus, kas sina oled seal 3% sees, eks ole. Tipptegijatest ainult 3% statistiliselt sobib heaks juhiks. Ja kui pannakse tippspetsialist juhiks, siis mis enamus kordadel juhtub, 2/3 siis, kaotatakse tippspetsialist ja saadakse keskpärane juht. Mu isal oli samasugune lause, et kui ettevõte teeb heast insenerist juhi, siis ettevõte kaotab hea inseneri ja saab hästi kehva juhi kipub olema. See on ka mingi asi, mis sa kogu aeg hoiab mõttes samal, kui sa teed oma lükkeid siin. Aga võib-olla kuhu ma tahtsin ise ka jõuda selle enda monoloogiga oli suhteliselt sarnane nagu, et kui lähed sinna projekti sisse ja kasvad, siis sa kipud olema see inimene, kes jääbki selleks liidriks. Ja täpselt samasugune efekt tekib nende selle klientide kõige muuga, kui sa oled oma suhted üles ehitanud, mis on äärmiselt olulised igas juhtimises. Sa oled oma suhted üles ehitanud, siis mingi hetk sa jääd selleks liidriks järsku. Ja siis sa hakkad seda kujundama ja olles võib-olla isegi täiesti teisest ettevõttest, kas allhankes või siis teenusepakkuja, eks ju, aga sa jääd kogu see ökosüsteemi tüürima. Ja minu võib-olla kogemus selle kasvamise vaates või ütleme, kus kogemus kõige rohkem saada oligi just sellised olukorrad, kus avastad, et okei, et siin oli 12 inimest ja siis on järgmine projekt 40 inimest ja siis on järgmine projekt 70 inimest järsku ja siis sa oled kogu aeg kipud jääma selleks, kes lõpuks nagu midagi tassib, siis sa vahetad jälle seda projekti ja sa lähed järgmise juurde. Et mis ma enne tahtsingi öelda, et kus see kogemuse vaates juba oluline oligi võib-olla kasvulugu, et ta ei olnud küll sirgjooneline ja ta ei olnud ka üles-alla nagu võib-olla kogu aeg, aga see kasvamine tuli läbi sellest, et sul oli võimalus teha iga mingi 9 kuud uus startup põhimõtteliselt.
et lähed, käivitad meeskonna ära, jõuad kuhugile, toimetate, eks ju, ja siis kas projekt ise lõppes ära või siis ei öelda, et kuule, teeme uue projekti ka veel juurde. No seal on mul paralleel spordist on edu toodab edu päriselt, võit toodab võitu. Statistiliselt, kui sa oled olnud edukas, on puhtalt tõenäosuse järgi, on sul suurem tõenäosus ka järgmist edu teha, nii et tegid ühe valmis. Ja, võtad järgmise. Suurem tõenäoliselt ju sa järgmisega ka nagu hästi hakkama saad. Ja, just. Aga Raimo, kui sa räägid siin sellest, et 1/3 on edukad selles rollis, siis tegelikult sellest geneetilisest, kuidas öelda siis soodumusest, eelsoodumusest ainuüksi ju ei piisa. Ei piisa, jah. Et sinna on vaja ikkagi ka seda 1/3 on vaja toetada, et nad saaks nagu päriselt edukad olla, et nad saaks ennast hästi selles rollis tunda. Mihkel, sa rääkisid siin ka sellest natuke mugavustsoonist välja astumise situatsioonidest, on ju, et ükskord oli 4, siis oli 40, siis oli 70 inimest. Kas sul vahepeal oli ka seda tunnet, et opa, et mis nüüd saab, et veidike läks nagu liiga kaugele mugavustsoonist välja, et sinna natuke nagu paanikatsooni või sa oled sellise loomuga, sellise raudse närviga mees, et seda tunnet üldse ei olnud? Nortalis võib-olla mitte nii väga, sest lõpuks sa oled ikkagi seal kauge vaade, aga... No aga kui sul LHV-s 200 inimest külge pandi, et... Jah, nüüd ongi tore moment kohe meenutada, et kui ma Nortalist lahkusin, siis lahkusin ka selle vaatega, et ma olin 8,5 aastat olnud, et ma tahan midagi uut teha. Nortali viimane päev lõppes Priit Liivakuga Sveta baarist, läheb saate ajalukku nüüd. Ja läksime sealt edasi... Tegelikult ma läksin ju LHV-sse ajutiselt korraks appi ja see ajutiselt kuidagi kogu aeg kasvas jälle samamoodi. Ja kui aasta lõpus oli siuke moment, et Rain Lõhmus ja Kadri Kiisel siin kahekesti tegi kavalat tööd ja ütles, et nüüd on CTO. Siis see efekt on küll täpselt siuke, et okei, korra on pulss hästi kõrge, saad aru, et sulle just usaldati 30% Eesti majandusest nagu raha liigutamise vaates ja võib-olla ka hoidmisest. Ja vähe sellest me liigutame ka päris arvestataval hulga kapitali täna ka euromaksete puhul erinevate startupide ja kõige teiste selliste ettevõtete võimaldamiseks. Et see vastutuse element on kohe sel hetkel hästi erakordne. Lisaks sellele, siis sul on see vähe sellest, et mis sa siin Eesti majandusruumis siin patrioodina Eesti Panga ettevõttena püüad saavutada, siis sa saad aru, et järsku on ka 241 inimest altpoolt, kes kõik ootavad mitte nagu ainult seda visiooni, kuhu edasi minna, aga ka nagu sellist ka, et mis on siis nende väärtus ja kus nende väärtus kasvab elementi. Ja mina olen hästi palju mõelnud selle peale, et see vastutus on selgelt enda inimesest just selles osas, et või enda inimeste vastu just sellest teemas, kus nende ma ei taha öelda haridus, aga ütleme, capability on parem oskusteave ja selle kasvatamine ka selgelt juhtimise roll. Seda saab teha mitmel viisil, seda saab teha forsseeritult, et peksame koolitusi igasse nurka, aga saab teha ka nii, et sa teed lihtsalt igapäeva elu väga põnevaks ja suunad kasvule puhtalt just meie erial just selle innovatsioonipildis. Aga võib-olla, mis selle asja juures kõige olulisem on siis see, et sa pead alati hästi aru saama seda, mida sa juhid. Ja kui võtta nagu inimeste juhtimise osa ja võib-olla mu esimese aasta LHV-s, siis me räägime siin insenerist juhiks, siis ma väidan ikkagi see, et sa pead olema ühe korra ikkagi väga hea insener ja väga hea taustaga selleks, et tegelikult juhtida väga suurt hulka tugevad insenere. Ja ma siiamaani pean ennast heaks arhitektiks, ma loodan, et see natukene ka tõsi. Aga see suund on tõesti see, et sel hetkel sa mõistad seda, ma ei taha öelda, seda osapoolt, keda sa täna juhtima hakkad palju paremini, kui sa oled tegelikult elanud need samad valud läbi ja oskad ka kaasa mõelda. Aga mis sille koha peal on selline võtmesõna, on siis see, et selle momendil, kui sa hakkad juhtima neid tugevaid insenere, kelle seas sa enne olid ka, siis sa ei tohi olla see lahenduse generaatorina, mis on alguses hästi võõras. Et sa näed väga palju seda elementi, kus insener hakkab mingisse suunda jooksma. Ja sa oskad seda võib-olla ise une pealt võib-olla teistpidi keerata või teha kordades kergemini, aga sa pead nagu
usaldama ja samal võimustama, et ta läheks selle asja peale ja võib-olla võimustama ka seda, et sa teed, et ta teeks pivotis sellest ülesandest, kui sulle tundub, et see on natukene vale, aga sa ei tohi seda samal ajal talle ette öelda, kuigi sa ise natukene tead. Ja see on selline peenmäng, tahaks öelda, et väga sageli sa ikkagi lähed ja ütled midagi sellist, et kuulge, pakud välja kas või mingi alternatiivse väitena või mõttena mingid elemente. Või siis ongi see, et sa sageli hakkad hindama seda, et äkki ongi mõjusam täna lasta selle inimese jaoks ja võib-olla kogu ettevõtte jaoks see mingi väike viga kuskile sisse selleks, et saada lõpuks nagu suurem kogemuse vastu. Ja see on siuke huvitav ülesanne, mille peale tegelikult varem ei tule. Ja kui sa seda kõrvutad siin sellega, et on 241 inimest, 30% Eesti raha liikumist ja raha hoidmisest, eks. Noh, ja kõike muud kokku, siis see vastus su küsimusel, Priit, et see ongi siuke esimese hooga hästi keeruline, et sa ikkagi õhtuti kipud ülemal olema ja pead saavutama mingit teistsuguse rutiini. Et ma ütleksin nii, et väga suur sarnasus nagu tugeval juhtimisel ja üldse selle tippjuhtimise elemendil on tegelikult siuke sportlasrutiin. Et sa lähedki magama ja teed oma 7 tundi und täis ja võtad seda kui prioriteeti. Ja sa saad aru, et see võib-olla on kõigile prioriteet, et sa oleks ise vormis. Sa lähedki ja võtadki selle aja umbes õhtul kella 6, kella 8, kui sa tead, et sa oled oma lapsega pärast lasteaeda õues, eks ju. Ja tead, et ilmselt su suure tõenäosusega kella 9 peas mingid asju edasi tegema, sest fakt on see, et kui sa lähed tippjuhtimist, siis sükest asja nagu 9-5 tööd ei ole. See nagu eksisteeri, et see on nagu minu väide, et me võime rääkida, sa suutad oma aega juhtida, see on ilmselt tõsi. Ja mina ütlen ka, et see on üks asi, mis me kõige rohkem päästnud on. Aga see fakt, et sa teed asju ainult 9-5, sellist asja väga ei tööta. Sa pigem oled natukene mõtetes kogu aeg ja sageli oled ka pidevas rütmis, et kuidas midagi paremaks teha ja samamoodi lahendusi teid genereerimas, etc. Ma tahaks siia, tohib vahele öelda midagi, et see, mis spetsialistiks juhiks, et sa suurepäraselt kirjeldasid, siis selle niisugune taust või miks või juhid hüppavad sisse ja tahavad nõu anda ja teha ja kõike muud, et selle taga tegelikult on lihtne asi, selle taga on hirm. Vaata, kui sul tuleb nagu vastutust juurde, siis tekib pinge. Ja tekib pinge selle vastutuse tulemusel, et ma ju, see on minu värk, ma tahan ju, et need asjad saaks tehtud, eks ole. Ja siis on nagu tundub mingitel hetkedel lihtsam hüpata ise sisse, küünarnukkideni sees sobrada ja tagajärjed ei pruugi nagu väga head olla, et see 9-5, ühesõnaga läbipõlemised ja muud asjad kipuvadki sealt võib-olla tulema. Aga see driver on selline nagu selle vastutuse ja pingega kaasnev hirm, et mina ju vastutan, kas saab asjad tehtud 241 ja kolmandik Eesti majandust, on ju. Sa ise genereerid natuke muidugi seda. Kui piisavalt neid numbreid endale korrutada, siis tekibki väike hirm, eks ole. Jah, aga samas sa annad ka perspektiivi just, no just, et see vastutuse suurus ja teine asi, mis mul ka pähe tuli, on see, et ka nagu, kui sa tõid paralleeli spordiga, siis mina väga selgelt käsitlengi eriti tippjuhte, aga igasugust, seal ei ole tipp või mitte tippjuhid ja tippspetsialistid ongi korporatiivsed atleedid. Seal on hästi palju sarnasust. Hästi palju on sarnust, kõik see rütm ja rutiinid ja kuidas sa kuhugi liigud ja eesmärgid ja nii edasi, et spordiga väga palju sarnasust. Jah, ja üks element, mis on, et spordis ka, et sa hakkad nagu vastupidavust ja ühikutes asju mõõtma, eks ju, tegelikult sama on juhtimises ka. Et sa tegelikult kohe esimese hooga tahad nagu teha seda deep dive'i andmetesse. Et kui kiiresti me täna deployment'e teeme, kui palju meil vigu on, kuidas ma täna näen, et pank on püsti, eks, kuidas ma näen, et mingid tooted on kasumlikud, mis on PNL nagu üldse kogu ettevõtte, palju me tulu teeme, eks. Aga see on ka selline hirmu mahavõtmise taktika ju, et mida rohkem, kui sul on nagu nähtavus sellesse, et süsteemid on püsti, siis sa saad seda kogu aeg käia kas või seal lapsega õues olles telefonist kontrollimas ja siis saad ohata kergendatult, et kõik toimib. Jah, eks pangandus üldse natuke on ole see ikka riskijuhtimisasutus, eks ju, et ega juhtimine ise ka samamoodi,
et eesmärk on tekitada tunne, et sa saad õhtuti magama minna rahuliku südamega. Aga seda tunnet ei teki, on ju. Tegelikult tekib ikka küll, et vähem mul ikka selgelt tekib, et sa, kui on näha liikumist ja asjade õigesse suunda minekut, siis sa tead, et sa saad kontrollida seda, mida sa saad kontrollida. Aga seal ma tuleks korra tagasi spetsialistist juhiks, et tegelikult kui te kirjeldate, minu jaoks teie saate aru, mida te siin räägite, mingid dev ja ma ei tea, asjad on ju. Mina väga hästi ei saa, aga minu jaoks spetsialistist juhiks peamised probleemid ei tulene nendest detailide mõõtmistest, vigade otsimisest, peamised probleeme tekitavad inimesed. Ja see on see, ja inimesed vasunnikud on törts keerulisemad, kui neid mõõta on väga palju keerulisem ja nendega suhtlemine ja mis neil peas liigub ja üleüldse, kas seal midagi liigub, on ju. Et see on nagu müstika. Ja need on need, kus tegelikult kui inimene saab spetsialistiks juhiks, siis kus need probleemid tekivad, lihtsam on hakata mõõtma vigu või mingisuguseid rutiine või protsesse, eks ole. Ja see on päriselt ka lihtsam kui see, et pead istuma inimesega maha ja saama kuidagi aru, mis ta teeb, miks ta teeb. Ja et mina olen nüüd juht, eks ole, ma ei ole enam sinuga sama asja, et minul on minu töö, sinul on sinu töö, kuidagi nende nii-öelda vahede ja arusaamiste tekitamine, selles minu arust see juhtimise keerukus esimese hooga seisneb, et vigu mõõta ja ma ei tea, millega neid aegu toglid või mis iganes mõõdetakse, et see on kõik tipp-täpp selle inimeste värgi kõrval minu arust. Ma tahtsingi tegelikult sinna teema juurde tagasi tulla, nagu sa just mainisid, see ülemineku hetk on ju. Et sa ütlesid, et esiteks, eks ole, et juhtideks üldiselt pannakse ja kui mõtlema hakata, siis tegelikult niimoodi tõesti on, et keegi näeb kedagi, kes tundub sobivat selle teema eest mingi vastutama, tiimi eest vastutama, projekti eest vastutama, et siis tema pannakse seda juhtima, on ju. Ja kolmandik nendest ütleme, et on siis nagu päriselt sobilikud, on ju. Kui palju näiteks kas meil on nagu ka mingid andmeid selle kohta, et kui paljud nendest, kes päriselt pannakse juhtideks, tegelikult tahaksid juhtida, sest et näiteks minu isiklik kogemus, ma olen korduvalt sattunud sinna juhtimiskohta aja jooksul ja enamus kordadest ma olen aru saanud, et tegelikult ma ei taha nagu, et mulle see spetsialisti roll too hetk nagu sobis oluliselt rohkem kui see juhi roll, mitte et see oleks halvasti välja tulnud, aga see ei olnud nagu see, milles ma ennast esiteks mugavalt tundsin võib-olla too hetk ja mida ma oleks tahtnud teha. Et kas siin on ka nagu omakorda mingi seos ja mis see siis on näiteks, et kui ma olen siuke kahe vahel, nagu tahaks teha, nagu meeldiks teha, et mis mind aitaks siis sinna juhi rolli nagu kasvada? Siuke mitmetahuline küsimus natukene, eks ole, et aga jah, et kas meil on nagu mingi üldse teada, kui palju juhtidest üldse tahaks juhid olla? Vaat ei tea, seal minu arust üks küsimus on, et kas tahan või ei taha ja minu arust nagu olulisem on, et aga kui tahan, siis miks ma tahan? Sest nagu juhiks on, ma olen ka seda juhtimise värki nagu mitte ainult koolitanud ja õpetanud, vaid juhtinud ka päriselt. Ja kui mina tagasi mõtlen, siis ma ei ole päris kindel, kas ma tahtsin juhiks ainult selle pärast, et juhtimine ise on midagi ja läbi teiste inimeste tulemuste kõik need ilusad jutud, eks. Ma tahtsin natuke ikka juhiks ka, kuna juht on ikka nagu natuke kõvem mees, kui hästi lihtsalt öelda. Saate aru, mis mõtlen, et seal on nagu mingisugune siukene mingi aupaiste au ja kuulsus ja staatus ja ma ei ütle, et need on vale ja tegelikkuses on need põhjused ilmselt kombo mingitest asjadest, eks ole. Aga päris palju juhte, ma pigem arvaks, et kas ta on saanud õigetel põhjustel või nagu, et mis seal nagu domineerib, eks ole. Ja mulle väga meeldis see mõte, mis Mihkel ütles, et juhiks nagu kuidagi satud ja siis sa jääd sinna kuidagi. Enam ei oska nagu ära ka minna või kuidagi. Jah, et võib-olla ise ka ütleks niipidi, et olles juhina ikkagi unistad sellest, et sa saaksid tassida mingit toodet. Minu puhul ka täitsa samamoodi, et me siin unistame erinevatest skaleeruvatest lahendustest tootepildis, kus ma nagu ise kogu aeg kujutan ette, et ma tahaksin seda teha niimoodi ja niimoodi ja niimoodi, eks. Aga mis nagu kipub olema see,
et peab ise nagu välja astuma sellest mitte lahendajast ja minema selle juhi rolli puhtalt sellepärast, et sa saaksid võimaldada seda, et keegi teine saaks seda lahendada või üldse, et seda asja saaks lahendama hakata. Ja sageli on see, et see step up või see väljaastumine tulebki puhtalt selle tõttu, et tõstad käe üles, et olgu, et keegi peab tegema, ma lähen teen nüüd. Ja kõige suurem valu võib-olla, ma tulen siin Raimo jutu juurde tagasi, et esimene moment, kui sa lähed sellisest tarkvara maailmast päriselt juhi maailma ja hakkad inimestega tegelema, siis on uskumatult keerulisem, kui enamus ette kujutavad. Eriti kui sul on seal 241 inimest, sa hakkad valima mingit suunda ja sa hakkad hästi palju aega kulutama kommunikatsioonile. Et väga sageli on see, et hakatakse küsima erinevaid põhjendusi mingitele otsustele ja mingitele suundadele. Miks mingid asju on valitud, eks ju, sul kindlasti näeb mingitele otsustele vastukaja. Me oleme siin selle 2 aasta jooksul päris palju teinud ka karmi erikõladega olukordades tegelikult inimestega pidanud tegelema nii kehvade kui positiivsete probleemidega. Ja see on, ma tuleb öelda, et erakordselt kurnavam ja samal sa pead ikkagi jätma alles seda visiooni nagu pildi. Ja võib-olla öeldes ka, et kus mina kõige rohkem inspiratsiooni tegelikult ammutan, ongi nagu võib-olla lähedal olevatest varasematest juhtidest, keda ma ise näinud olen, et näitasin kohe Priit Alamäe, et mina Priiduga väga palju tööd ei teinud tegelikult koos, eks ju, aga mis mulle Priidu alati meeldis see, et ta suutis hästi oma visiooni ära defineerida. Ja kui me käisime neid visioonikõnesid kuulama, siis teadsid, et näed, sellise viisi lähen minema, me tegelikult ühtegi teekonda vahepeale teadnud, eks ju, aga me tahame sellise viisi nagu liikuda ja see on see, mis on meie identiteet. No ma olen tegelikult ise umbes samasugust mõtted ära nagu proovinud endale omandada, öelda ära, et me läheme alati sinna suunda, eks ju, ma tegelikult teekonda väga ei tea, et tähtaega püüame määrata, eks, aga et teekonda sisust ei tea, aga püüad selle probleemi sõnastuse ette anda. Ja annab väga palju juurde ja teine koht, mis on nagu lahe, et ma oma isa ka mainisin, eks ju, et sealt tuleb päris palju elu mulle, aga mina olen avastanud, et kõige suurem mõju minule mõttelaadidena annab tegelikult ikkagi näiteks mingi Instagrami riilidest olevat see mingi Steve Jobsi ja paljud teiste tuntud juhtide erinevad mõtteterad, mille sa võtad omaks puhtalt selle mõttetera ja püüad selle kuidagi enda konteksti panna. Et üldiselt inspirational quotes või? Inspireeriv nagu materjal, mille üle nagu mõelda siis nagu oma peaga juurde. Jah, aga sageli on see, et sa ei mõista seda mõttetõre seal taga enne, kui ise seal ei ole olnud. Siin ma enne tein selle näite, et see tuleb selle tugevili inseneri tausta ja võtame kohe Apple'i vaata, eks ju, et seal oli mingi süke lause, kus 80-ndate Steve Jobs hakkas sisse tooma general management'i ja sa vastasid, teate, et nad ei oska nagu, nad ei tea täpselt nagu kuidas teha, eks ju, toote vaates. Tegelikult me oleme ise seda sama asja inseneride puhul ka näinud juba erinevates rollides läbi aastate, et kus tuuakse mingi juht, kes väljas, kes tegelikult ei mõista seda inseneri ökosüsteemi ja ta tegelikult on palju rohkem hädas, kui sa võib-olla see jutumärkides kehv juht, kes on insenerist üles tulnud, eks. Et küsimus on see, et kuidas saada seda muud ökosüsteemi ka sinna inseneri lähedale, kui ta siin juhiks kasvab. Ja see toetus on hästi oluline. Aga sedapidi see juhtimine tegelikult ka nagu on liikunud, vähemasti mulle tundub ja nii palju, kui ma lugenud olen või aru saanud, et kõik see, üks 10 või 15 aastat tagasi oli, et juhtimine on täitsa omaette asi ja nii-öelda generalistid on nagu tegijad, eks ole, aga minu arust see on liikunud nüüd natuke sinnapoole, et selleks, et olla hea juht, tarkvaras näiteks sa pead aru saama. Ja nii, et sa pead ja aru saama, üks asi on mitte lihtsalt sellest tootest või asjast või lõpp-produktist, eks ole, vaid kuidas see asi nii-öelda tekib. Miks? Ja see põhjus on nagu kaunis lihtne, et kui võtta, vähemasti minu peas see juhi töö, mina proovin seda mõelda alati, et juhi töö on nagu põhiprintsiibina on hästi lihtne. Õigemini see põhiprintsiip on, et kuidas aidata oma inimestel teha tööd lihtsamaks. Yeah. Mitte keerulisemaks, mitte juurde panna takistusi ja sealt edasi sammuke on, et esimene printsiip on umbes nagu arstidel, et ära sega inimest töötamast, et kõigepealt ära tee kahju, on ja. Et see võiks olla niisugune esimene asi, mille peale mõelda. Aga selleks, et sa seda saaksid hästi teha, selleks peaks natukenegi nagu aru saama, et mis värk on, kuidas need asjad seal niimoodi tekivad. Sa ei pea olema nagu maailma kõige parem
arhitekt siis. Või eks ole, et kindlasti või ma loodan vähemasti, et sinust paremaid on seal Mihkel sul kui sina on ja. Kindlasti on. Ja, aga sa peaksid aru saama, et mis värk seal toimub, sest siis sa saad aidata tal teha tööd lihtsamaks. Sul peab olema konteksti või sa pead olema vähemalt samas info väljas, eks ole, kui su ülejäänud tiim, sest et noh, et see on nagu eelduseks ka hea koostöö vahel siis juhi ja üldse teiste inimeste ja oma inimeste ja juhi vahel, eks ole. Aga mul tuli üks väga huvitav mõte, et kuidas see treening ja kasvamise osa, me räägime tegelikult sellest ühest nähtusest Eesti riigis siin ka, kus väga suur osa noori meesterahvaid saab tegelikult selle kogemuse nagu kätte. Ja see on, et ajateenistuses, kui kes on käinud ja teab, kuidas seal asjad on, eks ole, seal on sul 3 kuud on kõigepealt üldtreeningut ja siis sind pannakse juhiks. Noh, me räägime täpselt samamoodi ja seal väga suurt sõnaõigust ei ole, aga valitakse mingisugune käputäis mehi, kes pannakse siis kas allohvitseride kursusele või jaolema kursusele on. Ja enne kui sa saad üldse tiimi juhtima, sa läbid selle treeningu nagu. Ja alles siis sa saad oma tiimi kätte. Et see on tegelikult juba huvitav mõte iseenesest, mis ma praegu siin teie jutu käigus ka nagu, mis mul meelde tuli, et tihtipeale me nagu tarkvaraarenduses me nagu ei näe seda, et see on nagu see, et meil on juhti eile vaja ja siis okei, paneme. Et aga tegelikult ju võiks olla, et esmakordsel juhil ikkagi mingi siuke baastreening või oskustreening, et juhtimise põhiprintsiibid ja mingid asjad, mis aitavaksid teda nagu sinna rolli sisse elandada, et kui palju te siukseid asju näinud olete näiteks? No kui võtta üldse nagu, mina olen siin Amazonilikult lähenenud asjadele, et printsiipidest lähtunud ja urgency tekitamine, et need on kõik kuidagi väga loomupärased, aga ma ütleksin niipidi, et kõige parem vaade tekib ikkagi sellest, kui sul on, ma ei taha öelda mentor, aga coach või sõber kõrval, kellega sa tegelikult saad neid asju läbi teha. Ma siin oma isast rääkisin enne, eks ju, see on kindlasti olnud minu jaoks inspireeriv elus. Aga võtame siin LHV ja mis LHV-s minust lahedaks teeb, ongi see, et ma võin öelda, et LHV-s mul on neid 2 tükki olnud. Üks neist on olnud Rain Lõhmus isiklikult, teine on olnud Kadri Kiisel. Ja nende mõlema nagu ülesanne kuidagi olnud samas loogikas, et me peame koos edukad olema. Ja sul tekib see võimeks, sa saad asju läbi rääkida, eks ju, ja siis sa tegelikult selle ülesande käigus avastad, et see on tegelikult umbes sarnane vaade, nagu see arendajal on pardiga rääkimine, mida me kõik siin teame. Et sa oled kõik oma mõtted läbi põrgetanud sisuliselt ja tegelikult valinud juba suuna ära, eks, ja samal ajal tegelikult tekitanud kui kõige vahel alignmenti ja vähem minu jaoks see töötab nagu mega hästi ja ma olen tegelikult väga tänulik neile kahele. Ja kui võtta siin LHV veel ette, et mis meie puhul või mind kõige rohkem drive'is, oligi see, et me tahtsime tegelikult selle printsiibi väga selgelt nagu ära sõnastada, kelleks kuhu suunas me liigume ja see ei olnud selline klassikaline pank, et siin nii Raini peas kui kõiges muus on aja jooksul olnud ikkagi see piraadilave mõiste ja me ise tahame ka silmaklappi ikka pähe panna ja tunda ennast piraadilaevani ja samal ajal nagu uskumatult innovatiivsena, mis tähendas ka seda, et me võiksime nagu selgelt eristuda siin Rootsi pankadest ja võib-olla olla pigem sarnased siin vaisilikud. Aga mis see siis tekitab, ongi see, et kui sa nagu päris selle teekonda astuma lähed, mida tegelikult justkui kõik tähendab ja hakkad otsuses selles suunas pinema, siis sa kohe hakkad olema sellistes ma tahaks öelda poolkonfliktses seisukohas ja ma toon 2 näiteid. Dilemma ees, jah, et sel hetkel, kui sa saad juhiks ja sul on see suunava vastutus samamoodi lisaks inimestele ja sisule, mis sa teed, sa pead ka tootearendusest vastutama näiteks, siis selles ökosüsteemis sa pead tegema mõned karmid otsused, mis võib-olla muudavad täielikult seda ettevõtte kultuuri ja samal nõuavad kommunikatsiooni ja mina olen keskmisest kindlasti kiirema mõtleviisiga või kiirema vajadusega saada mingi eduelamus kätte. Siis kui sa tahad kiirelt liikuda, sa pead tegema kiiret otsuseid ja kõige suurem raskus tegelikult selle juhtimisel ongi see, et sul on erakordselt hulga koormus, kus sa kardad, et kui sa teed midagi nagu ühest nurgast nagu valesti, siis see läheb täiesti rappa, eks ju, aga sul peab olema see otsustuskindlus, et sa liiguksid edasi. Meile tõttu ma tegelikult ütlesin ka enne, et see sama inseneri tausta tundmine või see toote tundmine on äärmiselt oluline, sest sa võib-olla oska neid riske juba varakult ette mõelda ja siis tegelikult otsuse järel hakata neid esimesest päevast kuidagi kedagi kujundama, et sa oled nagu välja valinud kõik kommunikatsiooniliinid, kuidas sa lähened ja palju muud.
ja noh, tuues siin veel näited, et mõned nagu karminad vaatad, et ja kui sa tahad olla natuke erinev siin Rootsi pankadest, siis sa pead valima ka natuke teise taktika, eks ju, ja võib-olla olema sarnasem siin näiteks Wise'ile ja Revolutile, mida me kindlasti natukene ka oleme, aga võib-olla veel drastilisemal viisil, et noh, ma toon näiteks, et meil oli üks otsus, mida me tegime siin eelmise aasta alguses, oli on-call'i toomine tootearendusse. Meil varasemalt oli siuke klassikaline suur haldustiim, kes teeb on-call'i, aga nüüd sa pead seda tegema järsku 241 inimesega tiimide vahel üleselt, eks. Ja sa pead seda suunda nii-öelda rahvale suutma ära põhjendada, miks me seda nii teeme ja miks see on oluline ja kuidas see suurendab selle tiimi vastutust vastu toodet ja tegelikult võimestab meid kõiki. Ja noh, võib-olla veel karmim otsus, eks ju, mida nagu palju raskem nagu sõnastada oli ressursi osas, et me otsustasime, et meil lähme Wise'ilikult sarnast teed pidi ja tegelikult Amazonilikult sarnast teed pidi ja me tahame, et meie peamised inseneritiimid koosnesid ikkagi peamiselt ainult inseneridest. Ja me kaotasime tegelikult tarkvara testi ja rolli kui sellise sisuliselt ära, mis tähendas omajagu churn'i ja sa pidid seda selgitama ja samal ajal jälgima natukene seda muudatuse protsessi, mis noh, olemuslikult võib-olla see muudatuse protsess näiteks minu ajaks ei olnudki nii väga oluline kui see, et kõik saaksid aru, mis see siht on, eks. Ja me andsime tegelikult kvaliteeditestijatele nagu võimaluse täna inseneri transformatsiooni teha või mingi muu rolli transformatsiooni teha ja me tulime selles osas vastu. Aga need on kõik sellised otsused, mida sa pead kas üles alla või horisontaalselt nagu põrgatama ja tegema selle inforuumi hästi nagu selgeks kõigile, et kõik saaksid aru, et võt selles vaates me oleme aligned. Ja see on üks asi, mille peale võib-olla insener esimese hooga üldse ei mõtle, kui palju aega kulub selleks kommunikatsiooniks. Et seal on nagu erakordselt palju. Ja siis sa oled avastad ennast, et kõige parem viis nagu kommunikatsiooni edasi viia rahvale on tegelikult hoopis teistsuguse metoodiku kui laval esinemine, mis sa lähedki, viid neid 3 korda nädalas kuhugi õhtusöögile või lähed lõunale ja tekitad avama keskkonna, teed avama arutlesu, eks ju, ja siis oled ise natukene avatum, võib-olla rahvas saab sinu mõtteloogikast paremini aru ja siis sa tood selle rahva kokku ja noh, neid metoodikad on kindlasti väga palju. Aga see, mis sa kirjeldad, ma tagasi tulen korra Martini küsimuse juurde, et õppimine elust, kui rääkida nagu treeningust, siis noh, sellise juhtimise ABC koolitus, noh, ma ütleks, et tore ja siis noh, koolitajana võib-olla ma ei tohiks niimoodi päris öelda, sest noh, tööd ju tahaks teha, on ju. Aga see ei ole võib-olla kõige mõistlikum asi, et sellega nagu juhiks liiga palju ei kasvata, et see on tore hetkeline inspiratsioon, aga millega kasvatakse on need samad Mikli kirjeldatud elu case'id, konkreetsed juhtumid, dilemmad, valikud ja juhtimine on kaunis situatsioonipõhine tegevus, ehk siis seal noh, kõik need ma ei tea, juhtimiskompetentside mudelid ja kõik on väga toredad, aga tegelikult sa pead, noh, mulle meeldib kõige rohkem juhtimise definitsioon, mis kõlab umbes nii, et iga päev tuleb uus jama ära lahendada. Et tegelikult need jamad on erinevad, erilised, teistsugused ja siis sul peaksid nagu kujunema aja jooksul mingisugused printsiibid, põhimõtted, arusaamad ja nende nii-öelda klaaritamine ja selgitamine võiks olla see eesmärk ja neid on tõesti hea, noh, kui sa ütlesid mingi mentor või coach või kellegiga, noh, sa saad rääkida. Nii et kui saadakse juhiks, siis noh, tavaliselt öeldakse ka 90 päeva on siuke 3 kuud on siuke testperiood, kus tegelikult sinu inimesed testivad sind kui juhti. No mis sinuga saab? Kas sinuga saab hüvesid juurde? Kas natuke on võimalik tähtaegu lükata? Kas on võimalik niimoodi, et ma saan, no ühesõnaga, mis iganes, eks ole, testitakse. Mida sa teed? Kuidas reageerid? Meil on probleem, mis sa teed? Ühesõnaga, see pidi niukene rusika reegel ütleb, et 3 kuud on testperiood, eks ole, kus inimesed testivad sind. Ülevalt poolt ka. See sama, et meil on probleem, mis sa teed, see on võib-olla nagu hea selline kirjeldus, et see on see 90 päeva on see periood, mille jooksul nad võib-olla tulevad sinu käest küsima, et kuule, meil on probleem, et nad võib-olla isegi muidu lahendaksid selle ära, kui neil oleks selle nii-öelda eelmise juhiga, nad võtaks kätte ja noh, mõtleks välja ise selle lahenduse, aga nüüd nad tahavad testida, nad tulevad küsivad sinu käest, mis sa nüüd teed? Ma ise olen sama asja, ma mõtestanud, et kõige suurem osa juhtimist ei ole, eriti meie erialal, eks ju siin, tarkvaraarenduse tootete loomine, et ei ole valik, et mida sa lähed tegema, vaid sul on enamasti prioriteedi küsimus hoopis see, et mida sa täna ei tee.
ja seda nagu juhtimise pildis ka, et mulle väga meeldis see lause, et kõik tulevad küsima, et mis siis nüüd saab. Või siis, et tulevad hästi paljude probleemide juurde, et esimesest päevadest on alati see, et kus sul on erakordsel hulgal probleeme laual ja siis sa pead tegema mingid lihtsalt nendega ma ei tegele üldse. Ja sa lähed sinna suundas, puhta sellepärast, et su eesmärk on kogu aeg hoida ratast liikumas. Ja no ma ise kasutan seda ratast liikumas terminit hästi palju, seda nii tehnoloogia kui ka arenduse kui ka puhtalt inimestega kasu nagu metoodikas. Et me peame kogu aeg olema nagu liikumises, mitte jääma sellisesse stagnatsiooni, sest muidu on meie eral eriti tänases maailmas nagu kindel surm. Aga mulle tundub, et siin ei ole nagu neid selliseid üldisi lahendusi, et me ei saa öelda, et kui sa nüüd kasvad spetsialistist juhiks, et siis tee seda teist ja kolmandat, et siis see töötab, et mõne jaoks töötab see Instagramis inspirational quote'idest vaatamine ja õppimine, minu jaoks näiteks väga sageli on töötanud ka sellise teiste jälgimine siis, et ma ei pea ise olema selles otsustuskohas. Aga kui ma olen seal samas ruumis, kui seda otsust tehakse või sellega natuke mingil viisilgi kaasas, et siis jälgida ja analüüsida kõrvalt seda, kuidas see otsus tehti või mis olukorras see juht oli ja mis ta siis, kuidas ta käitus ja kuidas ta selle lahendas. Et selline nagu teadlik jälgimine ja sealt noppimine, see oli hea, selle ma varastan endale ka. Mõttekäigust, et kuidas jõutakse mingisuguste lahendusteni, otsusteni. Kusjuures jah, mul on sama ja siis ma olen proovinud need otsuste sõnastamisi teha täpselt samasugust nagu ülesannet, et ma räägin kõik data ära, mis mul on antud hetkel nagu endal justkui teada ja mille põhja ma nüüd ütlen, et ma lähen sinna poole tegema ja kusjuures väga sageli ma kasutan ka seda metoodiku, kus ma ütlen, et mul on nüüd mingi data, mida ma tegelikult veel ei tohi öelda ära, aga me läheme sinna poole tegema ja ma ütlen selle välja, et tekitada seda usalduse elementi. Aga et see ja võib-olla on ka, et üks asi, mis on juhtimises ja võib-olla veel olulisem leadership'is oluline on see, et sul peab olema usaldus oma inimeste vastu ja seda mõlema suunas, et sina pead oskama neid usaldama, kui ka nemad peavad sind usaldama, siis see on kõige mõjusam. Usaldust teenitakse ikkagi välja tegudega, eks ju, et see on, võiks öelda, et tegude vaatas nagu on üsna okeilt välja tulnud, vähem minu karjääris kogu aeg siiamaani, seda kõikides ettevõttes, kus ma olnud olen. Ja teistpidi see, et sa ise usaldaksid inimest, see on asi, mida sa saad treenida. See on see, mida sa kirjeldad, et see on nagu, mina 18 aastat olen seda sõna kuulnud, usaldus, eks ole. Ja see on selline nagu samamoodi nagu, ma palun vabandust, strateegia, eks ole. Mis võib tähendada kõike ja mitte midagi, eks ole, ja niisugune aga võib-olla taandada see sellisesse mõtteviisi või vähemasti mina olen proovinud taandada, usaldusel on tegelikult mitu juppi ja sellest võib jällegi pika saate teha, aga see, millest praegu räägime, võib-olla on midagi sellist, et sa peaksid endas nagu arendama, genereerima, kui sul seda pole, usku inimesesse, et ta on võimeline enamaks, kui hetkel välja paistab. Ja see on nagu omaette asi. Usk, et ta on võimeline enamaks, kui hetkel välja paistab. Me kaunis palju teeme otsuseid selle järgi, mis hetkel välja paistab. Ja siis mõtleme, et selline ta ongi või ma ei tea, eks ole, aga tegelikult nagu juhtimise mõttes peaks mõtlema kuidagi seda viisi, et tegelikult on ta võimeline enamaks. Tegelikult seal on veel midagi ja väga paljudel juhtudel on, mõnikord ei ole ka, muidugi peab ütlema, aga see usk just nimelt juhi poolt vaadates ja see on see nii-öelda usaldus, et ma usaldan, et ta saab hakkama ja ma usaldan, et ta ei kasuta kurjasti ära, ma usaldan, et seal on rohkem peidus, kui välja paistab. Ja see usaldus on ju sageli sama koht, miks see inimene juhi positsiooni tõsteti, et kuskil kellelgi teisel oli samamoodi see veendumus, et kuule, et siin võib olla rohkem, kui välja paistab, paneme selle spetsialisti juhiks ja vaatame siis, kas sealt päriselt midagi välja paistab. Ja üks, ma ütlen siia ühe asja veel, et kuidas seda mõõta see on paralleel spordist, et talenti või andekust või niisugust nagu võimekust on vist õigem öelda, mõõdetakse teekonna pikkuse järgi, mitte hetkeseisu järgi. Kust sa tuled? Kui pikk su teekond on, kui käänuline ja mis sa selle jooksul õppinud või ühesõnaga, et selle järgi tegelikult saab mõõta inimese võimekust, mitte seda, mis hetkel välja paistab.
selle kohta sul oli väga hea LinkedIni post ka, mis kirjeldas seda nagu veel rohkem detaili. Aga ma tahtsin tegelikult jõuda sinna, et kuidas siis need õiged asjad ära tunda, et mis on minu see kõige parem viis. No nüüd me räägime natuke nagu metatasandil, et mitte, et mida mina peaksin õppima, et spetsialistist kasvada paremini juhiks või olla parem tõhusam juht. Aga pigem, et kuidas ära tunda need õppimismeetodid, mis minu jaoks sobivad, eks, need asjad, mis minule töötavad, et kas ma peakski, et mida nagu enda portfelli koguda, et kas ma peaks leidma endale coach'i, kas ma peaks hakkama, ma ei tea, YouTube'i nagu binge watchima mingeid juhtimisseminare, kas ma võiks teedi hakkama vaatama, mis mind kogu aeg iga hommikul natukene inspireerib ja siis mul leian endas seda jõudu. et kuidas need õiged asjad nagu ära tunda ja noh, see on ka mingis mõttes, see on see enesejuhtimise ots, millest me alustasime. No võttes selle sama pildi ette nagu inseneri keeles siis, et kui meil on täna mingi tooteprobleem, mida me peame lahendama, siis enamasti sinna ka mitu lahendust. Ja inseneril alati see discovery moment on hästi lahe, et sa pead avastama seda, et kuidas sa seda asja lahendama lähed ja siis sa pead mingit valima selle suuna ja kui sa näed, et su suund ei õnnestu, sa pead selle nagu ära tapma ja valima selle teise suuna, eks ju, mis sa tegelikult läbi mõelnud. Tegelikult see sama printsiip kehtib ka juhtimises, et sa hakkad katsetama mingeid elemente kuskilt, sa võib-olla põrgatad neid läbi, olenedes, kas sul on see coach või ei ole. Ja siis sul peab olema otsustusjulgus seda asja ka ümber veerata, kui sa näed, et see ei tööta. Ja sa pead alati kuidagi suutma tegelikult seda sisu valida vastava sellele, kes su publik on seal vastaseks, sest sina pead seda publikut ilmselt ka jätkusuutlikult pikalt edasi juhtima. No võib-olla üks printsiip, mida ma täna nagu kõige rohkem soovitan õppimiseks on see, et harjud ära mõtlema selle peale, et sa kogu aeg mõtled minimaalselt nagu 3 või 5 aasta perspektiiviga. Et kui sa mingit asja valid, mingit suuna, kas see 3 aasta pärast nagu kannab sind edasi või ei kanna, eks. Et noh, ma arvan, et see on tootepildis ja tarkvararendspildis nagu väga õige olnud. See on mõned vastuoluline, sellepärast et samas öeldakse, et noh, tänases maailmas me ei tea, mis 3 rääkimata 5 aasta pärast tuleb. Aga sellepärast ma tahtsin öelda, et see 3 aasta sõnastus peab olema pigem siuke printsipiaalne. Et sa pead jätma selle nagu adaptiivsuse endale sisse, aga sa pead ette kujutama ära seda feelingut või printsiipi, mille ära sa töötad või mille kaudu sa töötad selle 3 aasta peale, mitte seda, et sa ütled ära eesmärgina, et 3 aasta pärast ma tahan nii palju kliente või kõike muud otseselt niisama, mis on ka tore eesmärk. Aga see kõige edasiviivam vaades just nagu juhtimisel või leadershipil on see nagu tunnetus, et kuidas sa tahad, et see ettevõte töötaks ja kuidas sa tahad, et see kliendid nagu sind näeksid selle 3 aasta perspektiiviga ja kuidagi selle sõnastuse peale keskenduda. Ja siis sa saad nagu kõik need mõõdetavad eesmärgid sinna külge lõpuks. Et kuidagi mind see on kõige rohkem nagu aidanud, et mõtlen hästi pikas plaanis ja kusjuures see taust ei tule mulle mitte üldse üheski juhtimisest, aga puhtalt investeerimispõhimõtetest. Ristdistsiplinaarne õppetund. Jah, just, et sa vaatad börsiettevõtted oma samasuguse pilguga, et kus ta 3 aasta jooksul võiks nagu ennast nagu positsioneerida nagu turul ja missuguste printsiipidega vastu kliente ja vastu milliseid kliente, et cetera, et samamoodi tegelikult juhtimises sa võid sama asja mõelda nii toote kui ka personali küsimustes. See on huvitav, et mul on väga sarnane nagu vaatepilt Mihklile on see, et kui on vaja nagu mingit pikemaajalisem või noh, isegi kui on praegu vaja midagi otsustada, et siis mõtle piisavalt palju ette, eks ole, olgu see 3 või 5 aastat ja vahet ei ole, et mis sul on praegu, on ju. Selles mõttes, et kui sa hakkad mõtlema, et kui sul on eriti, sul on, noh, Miklil on juba ju mitu tiimi ja organisatsiooni all on seal noh, palju erinevaid teisi juhte, eks ole, kes peavad oma otsuseid ja suunda panema, on ju. Aga kui see otsustuspunkt, visioonipunkt on liiga lähedal, siis nad hakkavad pärast punkti jõudmist ju rohkem risti käima ja kui see punkt on piisavalt kaugel, siis seda rohkem nad joonduvad tegelikult ajas ja vahet ei ole, kas sa teed lühikesi otsuseid, aga need, noh, et kui sa tõmbad nagu punktid on reas, tõmbad kaugele need kõik kokku, siis nad lähevad ka stabiilsemalt kõrvuti. Kui nad on lähedal, siis nad lähevad pärast seda punkti ka see on see mõte lihtsalt, võtame selle kompassi, mitte ei hakka nagu... Et sa selle järgi saavad kõik ülejäänud, kes sinuga seotud on, kas sinuga või sinu all,
et siis neil on nagu see visioon olemas ja vahet ei ole, kui läheb ja üks mõte, mis Mihkel nagu ütles, mis mul on omal on sarnane, aga lihtsalt võib-olla sõnastuse mõttes on see, et kui sa lased teistel midagi otsustada või teha või ise ka, et siis tavaliselt on see, et sul on kuklas mingi plaan B olemas, las ta jääb sinna kuklasse. Et selles mõttes, et kui on kiiret otsust vaja, mine esimese peale, mis tundub hea ja see plaan B on alati olemas, et see annab nagu tõmbab seda ärevuse fooni võib-olla veidikene alla, vaata, et sa tead, et kui midagi hakkab pekki minema, siis sul on tegelikult kuskil plaan B ka olemas. Ja, et urgency on oluline, aga ärevus on paha, ütleks nii. Et seda ärevust ongi väga sageli, mina võtan seltskonnas maha sellega, et keegi küsib, et toob mingi hästi suure nagu probleemi välja, kus ta hästi ärev, siis ma ütlen selle peale, et aga mis siis? Et siis me korra võtame läbi selle probleemi suuruse, saame aru, et äkki võib-olla ei olegi väga oluline. Spordipsühholoogia keeles sa kirjeldad põnevust ja ärevust, et need on füsioloogiliselt kaunis sarnased, aga pea mõttes erinevad. Aga selle vastuseks küsimusele, et kuidas saab ette valmistada, siis minu peas on see on üpris keeruline, sest tegelikult peab spetsialist panema oma pea juhi rolli kuidagi. Ja see on nagu... ja küsimus on, kuidas seda siis teha, sest tegelikult me mõelda ka 3-5 aasta perspektiivis, aga ikkagi kui ma mõtlen oma spetsialisti peaga selle peale, siis ma mõtlen oma spetsialisti mõtteid. Ma ei mõtle juhtimise peale, et kuidas oma pea saada nagu sellesse juhi moodi, sest see on teistmoodi moodi, eks ole. Ja mis mul tekib mõte on ikkagi proovida mõelda natukene nagu juht, võib-olla isegi kirjutada mingid põhimõtteid endale üles, mida sa kogud. Ma ei ole liiga suur nende inspirational quote'ide fänn, sest nad on kõik tagant järgi ja ei vasta enamik tõele. Steve Jobs on tore, aga päris elus oli ta mölakas ikkagi inimeste suhtes, nii palju kui mina olen lugenud või aru saanud, eks. Et tagant järgi saame teda idealiseerida ja heroiseerida, aga ja nii edasi. Või Elon Musk või keda me siin, eks ole, saame näiteks tuua. Aga mõte on selles, et mingisugused sellised põhimõtted või arusaamised, mis nagu tunduvad, kui mina oleks juht, mulle sobiks, ma ei tea. Meeskond on tähtsam kui mis tahes üksik isik. Meeskonnas näiteks niisugused, umbes midagi niisugust, mis puudutab, eks ole, juhtimist ja just inimeste poole pealt. Minu arust see on, kuna suurem osa probleeme tuleb inimeste poole pealt, et midagi sellist mõelda. Ja võib-olla ka ikkagi midagi, ma ei tea, mina olen suur raamatute fänn, mingit lugeda raamatuid. Ma täitsa soovitan mitte võtta neid puhta kullana, sest välismaa raamatud kipuvad olema niimoodi, Eestis neid üldse kirjutatakse vähe, aga seal on iga koolitaja coach ei saa üldse tegutsema asuda, kui ta pole ühte raamatut alustuseks kirjutanud ja siis igaüks mõtleb oma mingisuguse asja välja ja tegelikult saad esimese 30 leheküljega selle faabula sealt kätte ja võid raamatu kinni panna, eks ole. Kusjuures me oleme siin väga aligned, sest ma ise olen just sama asju ütlemas, et me oleme ka LHV-s näiteks võtnud väga selgelt ma nimetan seda nagu nallikal viisil piibliteks, aga see selleks, aga olen võtnud erinevad product-led nagu raamatuid, mida me ütleme, et on nagu siht või nagu unistus või teekond, eks ju, kuhu me tahame liikuda. Ja mida sa ka enamasti 30 lehega, sa täielikult kogu raamatu ivastad suhteliselt hästi aru, eks. Aga samal ajal me nagu on fakt see, et ma ei ole kunagi näinud ühtegi ettevõtet, kes raamatu järgi suudaks kõike nagu väga ideaalselt ära teha. Sest iga ettevõte on eriline, inimene eriline, meeskond eriline, ajahetk eriline. Kogemuse ajalugu selle raamatule eelneval ajal on olnud erinev, eks ole, et siis... Aga millele ma viitan, ma lõpetan korra mõtte, on see, et proovida mõelda nagu juht. Proovida mõelda nagu juht ja see on täitsa pingutus, sest me oleme, keskkond mõjutab inimese käitumist kõige enam, ei mõjuta isiksuse omadused isegi nii palju, vaid kus me toimetame, kui me oleme spetsialisti rollis, siis me kipume mõtlema nagu spetsialist. Aga kuidas saada ennast aeg-ajalt mõtlema, et huvitav, mis mina teeks juhina, huvitav, kas ma käituks nii ja muidugi kõige parem on see, et juhiks kasvamine, kui me räägime treeningust, siis tuleb vastutust võtta, hakata juhtima midagi. Mitte kohe, ma ei tea, osakonna või kohe LHV juhatusse ennast mõtlema, eks ole, aga hakka projektijuht.
juhi, proovi seal inimesi, need on ju Browni molekulid seal, tähtajad ja värgid ja kõik muu, on ju. Et proovida reaalselt juhtida midagi, mida see tähendab. Küll, aga jah, et pean ütlema seda, et raamatutes on tegelikult oma võlu ikkagi sees, et ma ise olen ka erakursul hulgal raamatuid kinkinud LHV-s inimestele. Aga ma kinkin nagu puhtalt sellepärast, et me nüüd hakkaksime nagu ühte piiblit kõik järgima, aga ma olen avastanud seda, et see toob sõnavara samale levelile. No kõige paremini mõjuvad, mina olen muidugi nii palju neid lugenud, et vahepeal ma panin tempoga üks nädal, üks raamat, on ju siin 10 aastat järjest. Aga ma olen jõudnud hoopis ilukirjanduseni. Et ilukirjandus on sõnavara ja kõige muuga kõige parem asi, et George Orwelli 1984 on väga hea juhtimisraamat. Nii on, jah. Minu jaoks ma võin öelda, et see ei rakendu nagu päris praktikas, aga kes on lugenud Düüni rohkem kui ühe raamatu, siis teab, et see kestab, mis ta on, 10 000 aasta vältel. Et pane visioon paika ja siis saad aru, et 3 aastat on mingisugune tilk on ju tegelikult, et inimesed ei ole veel enamus seal maalgi, et aru saada, et pikk visioon võib ka väga pikk olla, on ju. No vot, kahjuks ma pean selle väga põneva vestluse siinkohal katkestama, kuna meie episoodi aeg hakkab lõppema. Aga ma arvan, et lõpumõttena on see väga, väga hea, et nüüd me saame kõik minna ja hakata harjutama juhi moodi mõtlemist. Et seda on ju võrdlemisi lihtne teha erinevates situatsioonides. Aga seda muidugi sealt jääb puudu see feedbacki osa, see tagasiside osa, eks ole, et kui ma nüüd sellise otsuse oleks teinud, et mis siis oleks saanud. Aga aitäh Raimo, aitäh Mihkel episoodis osalemast ja loodame, et saame teiega kunagi veel midagi salvestada, sest tundub, et siin tõesti teemasid on, millest arutada. Kui meie kuulajad tahavad Mihkli ja Raimo käest midagi küsida, siis alati võib saata mulle priit@algoritm.ee või siis tulla meie Discordi, Mihkel peaks seal ka kenasti olemas olema, Raimo kohta ma ei tea, aga kui tuleb küsimus, eks me oskame edastada. Ja kui on ideid uute teemade kohta või külaliste kohta, keda siis algoritmi kutsuda, ka sellest võite mulle kirjutada. Järgmine nädal räägime Figmast, sellest, kuidas Figma on natukene raputanud disainerite maailma kõikide oma uute featuuridega ja mismoodi nad seda võib-olla tulevikus veel teevad. Et natukene selline disainikesksem episood, aga kindlasti mõnus kuulamine kõigile arendajatele, et teada, millega need disainerid siis seal Figmas tegelevad ja mida nad üldse seal teha saavad. Aitäh Martin ka sulle kaasa tegemast ja jääme aitäh Priit sulle, et sa vead seda asja endiselt. Veel jaksan. Nüüd ta tuli saatesse ka minuga. Ja lõpuks ma pidin selle vea parandama muidugi. Aga meid kuuleb taas uuel nädalal. Kuulmiseni!